Mis lõhna teie tunnete, kui te vaatate õhtuti õhtusaadet? Täpsemalt ei oska öelda, aga täna me tulime ühte kohta, kus me tõesti hakkame looma õhtusaate oma lõhna, saate lõhna ja loodetavasti hakkab see ühel hetkel läbi teleekraanidega teieni. Jah, kuna meil teatud töötajastruktuuride muudatuse tagajärjel on läinud natuke võib-olla higisemaks see lõhn, siis nüüd me tahaksime, et meie külaline, kes tuleb stuudiosse, tunneks värskust, särtsakust, võib-olla kodusust ja selleks kõigeks on töötuba nimega Pesa. Tere tulemast Pesatoe parfüümide töötuppa. Kui sina vaatad õhtusaadet, siis mis lõhna sina tunned? Õhtusaate lõhn võiks olla midagi vaba, kutsuvat, lõbusat, midagi, mis tekitab külalistes hea, mugava tunde. Me oleme täiesti õigel teel. Ja mis sa arvad, millest me võiksime pihta hakata? Kõigepealt on oluline aru saada, miks teil seda lõhna vaja, sest lõhnad on meile inimestena psühholoogiliselt palju olulisemad, kui me tegelikult võib-olla taipame. Ja sellel on tegelikult väga lihtne põhjus. Olete kunagi kuskil kohas olnud, tundnud mingisugust lõhna ja mõelnud, 20 aastat tagasi vanaema köögis oli täpselt see lõhn. Ja siis korraga tuleb meelde, mis mustriga oli vakstu, mida vanaema parajasti praadis, on ju. Praesilku. Praesilgu lõhnaga ruumilõhnast, et täna nüüd teha ei õnnestu, aga ma panen selle endale kõrva taha järgmiseks korraks. Kas sul on ka, Robi, juhtunud niimoodi, et sa lähed ühte kohta ja siis sa tunned mingit lõhna, eks ole? Ja siis see tuletab sulle meelde sinu ema näiteks tehtud mingisugused toidud, viib sind tagasi lapsepõlve. Aga siis samal hetkel istub üle laua teine noormees, kes räägib täpselt sama juttu. Siis saab selgeks, et püha issand jumal, ema on käinud mitmed. Kas ta viivad, meil võiks ühine ema äkki olla? Ei, mitte meil. Ma mõtlen mõnel inimesel, mõtle, kui juhtub niimoodi. Issand, need on ju minu ema pannkoogid. Ja siis tuleb välja, et oot, ei, need on minu ema pannkoogid. No meil on jõulupraeg on niimoodi moosipallidega. Ma arvan, et neid me ei taha võib-olla oma stuudiosse teha. Ma tahaks ikka pigem süükest, et keegi läheb nüüd 30 aasta pärast kuskile, tunneb lõhna ja ütleb, see oli ju ilus hetk. Jüri küsis nii ilusa küsimuse minu käest ja siin loomulikult on ju üks võimalikest variantidest on pits värskeid linu. Kuidas hakkab siis lõhna loomine pihta? Mis me esimesena tegema peame? Esimesena te panete endale kätte need kaunid roosad kindad. Ja see on alati väga oluline, et just roosad kindad kätte saavad. Ja teiseks sellepärast, et eeterlikud õlid ja roomiõlid otse nahale kandes ei sobi. Et kui keegi kuskil kunagi ütleb, et eeterlikud õlid on looduslikud, puhtad ja täiesti allergiavabad, siis see on jama jutt, sellepärast, et nad on nii potentsed ja nii puhtad, ärritavad tegelikult. Esimesena paneme sinna kannu sisse baasõli. Meil on viinamarja seemne õli. See ei ole nüüd see õli, millega ma saan näiteks salatit või praadida. Absoluutselt saad. Aga mis oleks, kui läheks teeks need ema pannkoogid valmis? Ma panen kohe plafunni õli ära. Viinamarja seemne õli on täpselt sobiva viskoossusega. Oluline teada, et iga õli ei sobi, sest et näiteks rapsiõli ja oliiviõli on liiga tihedad ja see ei roni mööda neid diffuuserpulki üles. Sellest pudelist nüüd lonksu ei võta, otse ei nuusuta, see on puhas isopropüülalkohol. See on siis ligi 100, 80 või? 97 vist. Mis tähendab seda, et kui siin praegu oleks küünal, siis me plahvataksime? Võib-olla, jah. Et me selliseid rahvuslikke aardeid siin ei taha ju ohtu seada, siis me küünlaid täna ei laida. Kuidagi kipun nüüd nõusutama hästi palju. Kas mul võiks olla siin 20 milliliitrine kopsik, millesse te valate seda isopropüülalkoholi ja panete laks sinna sisse? Võiks küll. Selle asemel on teil 1 milliliitrised pipetid. Ma pean siis panema 20 korda. Kes ennem saab? Mul on juba 3. Jüri tuleb väga hästi välja. Ma ei tea, palju mul on enam. 4. 20. 17. Panen viimase puraka endale käima. 18. Ja sa jõuad või jõua lõpuni? Kindel on see, et natuke läks käe peale ka. Ja nüüd meil on siin aroomiõlid, inimtekkelised õlid ja meil on eeterlikud õlid. 1 kilo eeterliku õli tootmiseks on vaja umbes 1000 kilo õisi. Ja mida kvaliteetsemad nad on, seda kallima hinnaga nad on. Aga siis ma arvan, et me tahamegi ainult neid kalleid. Need on täpselt ühtviisi kallid mõlemad. Me tahame, et siin kiireks välja ikkagi natuke ka raha. No ma arvan metsaõhku. Me otseselt nagu ei taha. Stuudios tunda, suvevärvid. No suvel me puhkame ka tegelikult. Suvel me puhkame. Ilusad tund, me tahaksime tunda pärast õhtusaate vaatamist. No hingele pai tihti peale me teeme. Ma tahan ikkagi ära tunda, mis värsked linad tähendab. Ema on pesnud... Ja ongi. See on tõesti. Ema on Arieliga ära pesnud ja... Mitmes peres korraga. Jah, täitsa ongi. Aga kuidas see saavutada? Laboris. Ühe, mis ma tegelikult mõtlen, et see võiks sobida tegelikult sinu tehtavasse lõhna küll väga hästi. See iseloomustab sinu jahti esimese miljoni. Ja kui nüüd see miljon käes on, kõnnid stuudiosse ja siin on miljonäri lõhna. Jaa. On küll.
tere õhtust. Ja minu arust sandlipuu ja must pipar tunduvad ka sellised lõhnad, mis võiksid olla õhata nagu sellist rikkust. Kuule, aga need kaks kokku panna, see minu arust on päris äge. Meil on ju tegelikult mure, et meil ei ole ju temakest praegu stuudios. Temakest tõesti ei ole. Et võib-olla võiks natuke temakese lõhna ka olla. Huvitav, kuidas te temakese lõhna niimoodi olete saanud pudelisse? On temakese lõhnaga või? No mitte päris. Ei ole. No ja otseselt nagu ei vii mõtteid temakese peale. Ärme seda pane. Nii, vaniljebrülee. No. See on küll tõesti hea. Ja lisaks läheb ka kõht tühjaks. Ja mul on jäänud veel kirss ja martsipan ja sa ütlesid, neid ei tohi juua, ega süüa. Ja ta on täpselt kirss ja martsipan, ta on pigem isegi martsipan. Oi, mulle martsipan väga meeldib. Nii, aga mul on nüüd olemas üks lõhn piretit, üks mind ja üks robi. Ja siis see, mis meid kõiki kolme ühendab. Põhjus, miks me seda tööd teeme. Nii, mul on eeterlikud olid ees ja siin natuke nagu sellised tavapärasemad taimed või? Sidrunit, piparminti, rosmariini, kuuske ja kõike sellist. Sidrunein, mulle sidrunein väga meeldib. Mandariin, ma ikkagi võin süüa 2 kilo mandariine päevas, see on väga hea mandariin. Mulle väga meeldib. Jaa, see on väga meeldib. Bergamot. Mis see on? No natukene on sellist elutarkust siin lõhnas, ma ütleksin. Tõesti, kui sa ütled niimoodi. Nii, no piparmint. Piparmint on rahustav või selline täitsa niimoodi. Ei no kindla peale minek. Jah, pane mullu vaata, kas äkki rosmariin annab seda erudeeritust juurde, et äkki isegi võtsid raamatukogust ühe raamatu. No, saame kohe teada. Kuristik rukkis. See rosmariin viskab ikka natuke sellist talulõhna kaasa. Pireti puhul paneme ikkagi natuke jumal hoidku aasalõhna ka. No. Kas ta ei olnud kunagi lüpsja ka täitsa? Ma ei tea, kas lüpsja oli, aga ma tean, et tal olid ikkagi lehmad, kelle eest ta pidi hoolitsema küll. Jah, kuidas tundub? Huvitav. Kõik, mida te olete endale siia valinud, me kombineerime selle selliselt, et tuleb hea. Ja alustame nendest ja kokku me peaksime panema oma sinna segu sisse umbes 20–25 milliliitrit lõhnasegu. 20 jälle? Ma olin jälle selle pipetiga ju. Aga sa olid selles nii hea. 10 miljonit. Jah, paralleelselt ma arvan, et see armastus 3 mandariini vastu, et sellega ka lähme kohe 10, ma arvan. 10 miljonit koos nagu naks. Sandlipuuga lähme, ma arvan, kohe 5. Ja 1. Nii, ühesõnaga... Seda me paneme, ma arvan, 4. 4. Sidrunheina paneme esialgu sellised tagasihoidlikud 2. Saan aru, et sidrunheina on minu esindaja. See on natuke siuke jah, et tere Jüri ka stuudios. Paneme vähem. Sest talle meeldib üle võtta. Nüüd meil on jäänud kirss ja martsipan ja seda paneb tilgake. Ja see sümboliseerib piretit. Kirstordil. Just. Väike tilk. Ja. Piret on ka päris väike tegelikult. Ja palju ei taha teda. Piretit lihtsalt ei olegi rohkem vaja kui tilgake ja siis ta juba toimib ja paneb kõik asjad toimima. No nagu sa ütlesid, tegelikult sidruneina on ka vähe vaja. Ja vaadake, kui palju vaja pudeleid on, et Robi oleks ka esindatud. Nii, oleme valmis nüüd. Robi, laula hümni. Ei, ära tee. No ma ei saa öelda, et see halb on. Päris mõnus. Sa ei tule õhtu stuudiosse nii, jumal hoidku, mis asi see on. Vaid, et sa kohe astud mingisugusesse mõnusasse keskkonda sisse, juba kõik nagu toimib. Ja ta on tasakaalus ja ma räägin, ta ei häiri absoluutselt. Ta tuleb niimoodi, ma ootan nüüd natuke. Siin on piretit parajalt. Piretit ei ole liiga palju. Sirts. Kas ei peaks piretit natuke sirtsu juurde? Absoluutselt. Mina arvan, et võib. Mina ikkagi usaldan piretit. Ja ma panen väikse sirtsu piretit juurde. Läkski. Sinna ta läks ja teda enam sealt välja ei võta. Kas ma olen teinud vea? Aga natuke nüüd lõi küll. Huvitav, et selline väike surts kohe andis tunda, et martsipani tuli juurde. Ma ei ütleks seda suure vea oled teinud. Mandariin on sees, sidruniina, järgmisena paneme siis bergamotti. Täidlasem tsitrus, et ei ole siuke nooruslik. Üks rosmariin ka. Ma ei tunne selle lõhna osas ennast kuidagi hästi. Natuke siuke viin mandariini mahlaga praegu. Ei või? Kõike on vähe natuke või? Väga hea. See on selline spa-lõhn. Ja, aga me ei üldse seda ju ei taha. Rahuldab. Me taha, et inimene tunneb, et on tulnud Magalareoni keldris asuvasse massaažisalongi ja me ei taha, et inimesed tuleksid sellist tunnet saama. Ei, aga ta on võib-olla luksusspa. See on luksusspa. Selline tunne, et see viskab ikkagi sellist nõukogude aegset. Ise pole nuusutandki veel. Ma räägin sidrunein ja sa panid mind liiga palju. Kui mina olin sidruneina esindaja, siis jälle juhtub see, et sidrunein võtab üle. Kes oleks olnud arvata, et luku taga tuleb hoida. Noh, see ei ole halb lõhn, see ei ole lihtsalt meie saate lõhn ilmselgelt. Ja mul on selline tunne, et seda enam ei päästa. Enamjaolt ma ei ole oma kolleegi nagu üldse nõus. Aga praegu mul isegi nagu ei ole ühtegi vastuargumenti. Seda vibe, mida me tagasime, ei teki kordagi. Ma panen selle praegu käest ära. Kuidas seda siin nüüd pakendada üldse? Valite välja, millisesse pudelisse see kõige paremini sobib. See on sinu valik. No, see on konkreetne, jah. Ja head sõbrad, ajalooline hetk. Head sõbrad, see on 100% seksikus. Kuule, ilusad saadet sulle siis. Ma kallan oma viina apelsinimaalaga ka hiiri purk ära. Seega siis õhtusaate külalised tahavad tihtipeale tualetis ka ennem ära käia, kui nad tulevad stuudiosse. Siis see sobib ideaalselt sinna. Aga nüüd on selline lugu, et meie lõhn on valmis saanud. Väidetavalt on mingisugune keemilise koosti kokkusegamine siin töötoas veel, millega saavad hakkama ka lapsed. Ma proovin siis äkki tuleb teine asi paremini meelde. Kas me saaksime teha sama lõhnaga vannipommi? Absoluutselt.
üks on kindel, et vannipalliga saan mina küll hakkama. Aga siis ei olegi tegelikult muud, kui me kõik kuivad koostisosad me segame selles samas kausikeses kokku. Enne, kui me lisame vedelikud, sest me ei taha, et siin kausis juhtuks, see toimuks see reaktsioon, vaid alles siis, kui me paneme oma pallikese vanni, 100 grammi soodat. 97 ja 100. Väga täpne, suurepärane. Meil on kätt. 50 grammi sinuna. Nüüd läheb tärklist ka, jah? 25 tärklist, jah. Et see oleks ühtne mass. Siis 2 supilusikadaid. Viinamarja seemneõli. Jaa! Lõhna me paneme selle vannipalli sisse kokku 2 milliliitrit. Ehk siis hästi vähe. Pool sandlit, pool vaniljet ja imeväike sirts piretit. Ja nüüd tuleks otsustada, mis värvi see vannipall võiks olla. No mis on õhtune seksikuse värv? Ma arvan, et mõeldes meie stuudio peale võib-olla selline Sinine kakao. Lillakas sinine äkki või? Lillakas, sinine, hall. Aga teeme siis ühe lilla ja ühe sinise. No kuule, õhtune seksikas, need vähe ei ole. Tasakesi niristad ja segad samal ajal. Siis on vaja lisada natukene vett pidevalt vispeldades. Ja nüüd kihiseb seal täiega juba. Kas kuuled kihinat? Ei kuule enam? Kuulen. Kuuled, jah? Jah. Paned praeguste pakendis, siis kihiseb ära. Kihiseb kotis ära. Ei kihiseb. Paned mõlemad pooled kuhjaga täis. Ja teine pool ka kuhjaga täis. Vajutad need pooled omavahel kokku. Ja vaatame nüüd, kas tuli. 2 palli õhtust seksikust on meie pihkude vahel praegu. Tahaks kohe nagu proovida, mis tundeid tekitab. Aga kes meid peatada saab? Kas see vann on valmis? Jaa, ammu juba. Oli hea. Oppa nii. Tule juba sisse või. Oi, see Oota, laseme Pett juurde vist. jah, panevad juurde. Tervitused Piretile, nagu näete, asjad on endiselt ja ei ole üldse käest ära läinud. Piret, tule ruttu tagasi. Kuule, pole üldse viga. Tõesti, suriseb mõnusalt ja lõhnab ka täitsa hästi. Õhtune seksikus. No aga siis, tead, kus töö?